tööjõuturu ja kutsumuse asja nüüd teadusliku poole pealt ja meile on siia tulnud Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskusest teadurid Marge Unt ja Eve-Liis Roosma, kes räägivad siis noored tööturu tõmbetuules teemast. Aga palun siis nüüd jälle siia istuma ja lähme ettekandega edasi. Aga ma vaikselt lähen edasi, et kui meie ettekanne otsa saab, siis me tuleme ja korjame kokku need paberid.
meie kõikide elukangas on pidevas muutumises, et iga hommik, kui me ärkame, meil on võimalus seda päeva uuesti alata ja väga oleneb ju meist, mida me paneme sellesse kangasse. Aga samas iga see elu on mingis kontekstis ja seda püüab ka see fotonäitus ja ka see Exerti projekt vaadata, et mida tähendab see täiskasvanuks saamine eri kontekstides, sest me ei ole päris vabad. Et näiteks, kui me tahame tööturul kanda kinnitada, millised on selle riigi võimalused või näiteks, kui tahta vanemate kodust välja kolida, et kas sellel riigil on mingi eluasemepoliitika, palju seal on neid kortereid, mida võtta. Et kui te mõtlete selle peale, et mis te arvate, mis on keskmine vanus, kunas Eesti noored kolivad vanemate kodust välja? Ja milline on keskmine vanus, kunas noored kolivad välja Rootsis? Ja milline on keskmine vanus, kunas noored kolivad välja näiteks Kreekas? Et siin on Euroopa pilt ja mis me siin näeme, et kui me vaatame Eestit, siis Eestis keskmiselt kolivad noored vanemate kodust välja, kui nad on 23,5-aastased ja kõige varem kolitakse välja Põhjamaades, et Rootsis juba 19,5-aastaselt on selline keskmine vanus ja kui me läheme allapoole ja me vaatame Horvaatiat, kus on 31,5-aastaselt kolitakse kodust välja või Hispaanias, Itaalias, kus see jääb ka kuhugi 30 eluaasta kanti ja see on ju keskmine vanus praegu. Et see keskmine vanus tõuseb ja eriti pärast viimast kriisi, kui noortel oli just eriti raske leida oma teed, siis jäädi sageli rohkem koju. Aga mis on selle taga? Selle taga on ka see erinevus nendes riikides, et miks Põhjamaad niivõrd juhivad, et siin ongi pandud järjekorda, et me näeme, et Rootsi, Taani, Soome, et need on need riigid, kus kõige varem lahkutakse. Samas on need riigid, kus on väga oluline roll ka riigil ja kohalikel omavalitsustel eluasemeturul, et on sellised rendikorterid, mida on võimalik soodsalt üürida. Rootsis juba sündides vanemad panevad oma lapsed järjekorda munitsipaalkorteritele ja see vanus jõuabki kätte kuskil 19 aasta pärast, kui laps on 19, et siis on võimalik väga soodsalt üürida korterit. Kui teises otsas Itaalias, Maltas on peab kõik inimesed oma majade, korterite omanikud, renditurg on väga väike ja samas ka need sidemed pere ja noorte vahel on väga tugevad. Et kui me tegime intervjuusid Kreekas, mis tuli ka välja, et Kreekas ikkagi endiselt on paljud vanemad saavad aru, et üks tüdruk ei tohiksi kodust lihtsalt ära minna, et see on loomulik olla nii kaua kodus, kui sa abiellud. Ja kindlasti ka need normid väga palju mõjutavad. Et Eesti on küll väga esirinnas Euroopas, kui me vaatame, kui vara minnakse ära kodust. Aga meie noored on nutikad, et väga palju ju riigi ega kohalike omavalitsuste abi selles ei ole, lihtsalt püütakse eluasemeid jagada ja eriviisil toime tulla. Aga mitte ainult see ei ole see raamistik, milles need noored elavad, et selles näitusel me püüdsime nende piltide all panna ka muid märksõnu, mis paneks mõtlema, mis on selle maa kontekst, kus noored peavad leidma oma tee. Et siin ma lihtsalt võrdlen Kreekat, Saksamaad ja Eestit, aga siin näitusel on veel 18 riiki ka. Ja see esimene näitaja on see, et kui paljud noored on haridusest ja tööturust väljas, need noored. Et kui me vaatame, siis Kreekas näiteks tõesti 100-st 24 noort, nad ei õpi ega tööta, et siis Saksamaal ja Eestis
oluline on ka see, et kuidas noored on eluga rahul. Et kui noorte käest või tegelikult selles uuringus küsiti kõigi käest, et kui rahul te olete üleüldiselt eluga, et kui te mõtlete oma elu peale, püüate mõelda nullist, et ma ei ole üldse rahul ja 10, ma olen väga rahul, et mis on see teie hinnang. Et noored Kreekas hindasid oma eluga rahulolu üsna madalalt võrreldes teiste riikidega, aga Eestis näiteks üsna kõrgelt. Et ühe sellise konteksti faktorina me tõime välja ka selle, et mis on noorte vaesus. Vaesust saab väga erinevalt mõõta. Et siin lihtsalt ühe näidikuna on välja toodud ilmajäetus. Et ilmajäetust mõõdetakse 9 erineva küsimusega ja kui inimesed vastavad vähemalt 4 asjale, et neil ei ole seda ja nad ka ei saaks seda endale lubada või neil on suuri raskusi sellega, siis need inimesed kuuluvad materiaalsete ilmajäätute hulka. Ja mis on need asjad siis? Et kas sa saad maksta igapäevaselt oma eluaseme arveid, kas sa saad endale lubada telefoni, telekat, autot, kas sa saad hoida oma eluaset normaalselt soojana, kas sa saad veeta 1 nädala aasta jooksul kodust eemal, kas sa saad lubada endale pesumasinat, et kui nendest 4 asja ei saa või on suured raskused, siis loetakse seda ilmajäätuseks. Ja Kreekas nende noorte osakaal on ülisuur, samas kui Skandinaavias on see peaaegu olematu. Ja seal näituse plakudel see 4. number ongi see kodust lahkumise vanus keskmine. Ja ma lihtsalt näitan teile ühte oma lemmikpilti Itaaliast, Filippolt. Filippo kirjutas, et tema tunneb ennast täiskasvanuna siis, kui ta näeb peeglist oma isa pilti. Ja üleüldse Itaalia pildid olid selles mõttes väga toredad, et nendest niivõrd kumas välja see lähedus perekonnaga. Ja nüüd ma tahangi Eve-Liisile sõna anda, aga tahan tänada teid väga ja julgustan vaatama meie kodulehte, kus on väga palju materjali või ka minu käest julgelt küsida. Aitäh!
tajuti isegi iseseisvust vähendavana. Jällegi kuidagi sihuke justkui pole loogiline, aga nad põhjendasid noored seda sellega, et okei, ma nüüd võtan selle ükskõik mis töö ja hakkan iseseisvalt elama, aga siis ma olen nii seotud, et ma pean ainult käima